Tere kõigile ka minu poolt uuesti. Mina olen Eneli Laurits ja nii nagu öeldud, töötan Põhjaringkonna prokuratuuris prokurörina. Kuigi ma praegu juba rohkem kui aasta aega tegelen majandus- ja korruptsioonikuritegude osakonnas menetletavate kuritegudega, siis laste vastu suunatud just internetikeskkonnas toime pandud kuriteod olid tükk aega see teema, millega ma põhiosas tegelesin ja siiamaani on see teema mulle äärmiselt südamelähedane, et kuigi prokurörina võib-olla tahaks karistamise poole peal rohkem tegeleda, tahaks pätte püüda, siis need kuriteod, millest ma täna teile räägin, on hästi tugeva ennetuse funktsiooniga, ehk siis tegelikult need menetlused, mida ma teile ka tutvustan, on niisugused, mis on suunatud just sellele, et me püüaksime kurjategija kinni enne, kui ta on lapse suhtes toime pannud veelgi raskema kuriteo. Ja need karistusseadustiku koosseisud, mis seda teemat puudutavad, olen ma teile siia ka välja toonud. Saate tutvuda, kes ei ole tutvunud, aga sisuliselt on meil karistusseadustikus kaks sellist üsna lähedast koosseisu. Muidugi see on niisugune väga lihtsustatud käsitlus, mida ma praegu ütlen, aga põhimõtteliselt nende mõlema puhul on võimalik menetleda niisugust kuritegu, mis seisneb lapse seksuaalses ahvatlemises läbi internetikeskkonna. Et ühel juhul jääb ta vaid selle seksuaalse ahvatlemise staadiumisse ja teisel juhul on tihtipeale ka siis kontakt, füüsiline kontakt selle kuriteo toimepanijaga, reeglina siis täiskasvanud inimesega ning eesmärk ehk siis kui jääb vaid selleks kuriteoks on see, et lapse suhtes ei pandaks toime ühtegi raskemat kuritegu ja selle kurjategija tegevus saaks takistatud juba ainuüksi siis selle kohtumisega või kohtumiskokkuleppe sõlmimisega. Ma ütlen etteruttavalt ära ka, et sellisel viisil, nagu me siin Eestis oleme neid kuritegusid menetlenud ja avastanud, neid menetletakse mujal maailmas umbes samamoodi, et nende kuritegude puhul on äärmiselt oluline just nimelt politseinike või uurimisasutuse enda väga aktiivne töö, sest et nii nagu ka paneeldiskussioonis välja tõin, nende kuritegude puhul reeglina kannatanud ei tunnegi, et nad on kannatanud ja neist kuritegudest või nende kuritegude ohvriks langemisest nad reeglina kuhugi teavitama ei lähe. Aga kes on need ohvrid, kes võiksid langeda niisuguse kuriteo ohvriks? Neid iseloomustavad need punktid, mis ma siin ka välja olen toonud. Et me räägime lastest, kes on reeglina siis alla 14-aastased. Ja internet kui selline meedium on nendel igapäevane. Mulle on hästi meeldinud alati see lause, mida öeldakse, et kui vanemad inimesed, ütleme siis minu põlvkonnast veelgi vanemad, nemad kasutavad internetti, siis lapsed käivad internetis. Ja see on nende elu üks väga suur osa, seal suheldakse, mängitakse, vahetatakse informatsiooni ja kõike muud. Ehk siis nii nagu ka kõik viimase aja uuringud näitavad, siis lastele on internetis tegutsemine üks peamiseid viise suhelda üleüldse. Ja paratamatult sellisel viisil otsivad nad ka informatsiooni, mis neid huvitab ja millele nad ei saa vastuseid võib-olla muudest kanalitest, et need küsimused, kas on liiga piinlikud küsida, nad ei tea üleüldse, kas nad õigesti neid küsivad ja selliselt nad otsivad siis informatsiooni läbi interneti. On välja toodud, et läbi internetikeskkonna kogevad seksuaalset väärkohtlemist just nimelt lapsed, keda iseloomustab eelkõige madal enesehinnang. Et need on lapsed, väga tihti on need tütarlapsed, kes millegipärast tunnevad, et nad on oma eakaaslastest kas millegi poolest kehvemas seisus. Neil on kas enda keha osas mingid pretensioonid, see on kas põhjendatud või siis põhjendamata, aga nad ise seda nii tunnevad. Kas on keha kaaluga või näonahaga või mis iganes, aga nad on endast mingil põhjusel väga madalal enesehinnangul. Samuti emotsionaalne ebakindlus, mida tavaliselt seletatakse sellega, et lastel
nendel lastel ei ole täiskasvanud inimesest sellist eeskuju või rolli, kelle poole pöörduda, kui on mure. Tal ei ole kas usalduslikku suhet oma vanematega või ei ole tal usalduslikku suhet näiteks treeneriga, mõne vanema õe-vennaga, et sellistel lastel puudub võimalus kogeda normaalset täiskasvanu tuge oma elus ja nad väga tihti otsivad seda siis interneti vahendusel. Naiivsus on üldiselt see, mis iseloomustab peaaegu kõiki selles vanuses lapsi, see on siis alla 14-aastaseid lapsi, aga seda tuuakse eraldi välja sellepärast, et laste naiivsus on see, mis annab siis pedofiilile või inimesele, kes tahab lapsega manipuleerida, selle võimaluse, et ta saab talle sisuliselt ükskõik mida rääkida justkui tõe pähe ja selliselt luua lapsega kontakti. Ja huvitatus seksuaalsuhetest, et laps on sünnist alates on seksuaalne olend ja mingist vanusest, see on siis kas varem või hiljem, hakkab see huvi seksuaalsuhete vastu järjest tõusma. Ja kahtlemata vanuses 10–14, teatud juhtudel ka varem, teatud juhtudel hiljem, on see huvi seksuaalelu puudutavate küsimuste vastu äärmiselt suur. Ja siin on see koht, kus siis tavaliselt lapsed, miks need vestlused nende kurjategijatega või nende tavaliselt meesterahvastega, kes siis otsivad neid tütarlapsi internetis, kellega vestelda, ongi eriti tõhusad, et kui mingist hetkest tuleb suhtesse või vestlusesse seksuaalne alatoon, siis lapsel tekib võimalus küsida kõiksuguseid küsimusi seksuaalelu kohta ja see kurjategija reeglina kujundab selles lapses siis kasutades oma manipuleerimisvõimet täiesti väära ettekujutuse. Ohvreid jagatakse reeglina 2 hästi suurde klassi. On kas haavatavad ja siis on riskialtid lapsed. Et haavatavaid lapsi tavaliselt iseloomustataksegi hästi suure tähelepanuvajadusega. Neil jääb sellest tähelepanust puudu kas kodus, koolis, trennis, neil ei jagu seda ja nad otsivad seda siis internetisuhtluses. Jällegi väga keerulised suhted vanematega, et need on need lapsed, kes veedavad oma aja oma toas, oma arvuti taga, kellel on reeglina lubatud seal oma väikses koopas ka süüa, ehk siis tuleb koju ja sinna ta sulgub ja vanemad ei huvitugi selle üle, millega laps tegeleb. Nad otsivad internetist just seda, mis neil päris elus siis puudu jääb. Armastust, hoolivust, mõistmist ja pedofiilid reeglina kasutavadki seda eriti intensiivselt ära. Nii näiteks nad, kui on teada, et on tüli vanemaga olnud näiteks ka arvuti kasutamise üle või siis magama mineku aja üle, siis tavaliselt see vestluspartner ütleb, et see on tõepoolest väga ebamõistlik, et sul vanemad ei luba seda, sa oled ju ometi juba päris suur tüdruk. Ja selliselt see inimene, kellega laps vestleb, siis tekitab selle mõistmise, mida laps ei saa oma vanematelt ja selliselt see suhe ka siis muutub järjest tugevamaks. Väga tihti, kui suhe areneb, siis need lapsed arvavad, et vestluspartneriga ongi neil tõeline suhe, see on tõeline eluarmastus ja nad hakkavad seda saladust tavaliselt hoidma. Et nad ei räägi sellest suhtest kellelegi, see on nende privaatne asi ja see on nende isiklik suhe. Ja nad väga tihti on ka veendumusel, et see suhe on võrdne, et nemad on täpselt samal positsioonil, kui on see, kes nendega räägib. Ma ütlen lihtsalt vahemärkusena, ma kasutan väga tihti sõna pedofiil, sest seda on lihtsam öelda, kuigi see ei ole tõsi. Et pedofiil on küll teiste karakteristikutega, aga on lihtsam öelda, et inimene, kes internetis lapsi ahvatleb või siis lühemalt siis pedofiil, aga ärge seda selles mõttes, nad ei pruugi alati olla pedofiilid, kes lastega sellisel viisil suhtlevad. Ja jällegi, lapsed ei reeda seda vestluspartnerit.
Ja seda just sellel samal põhjusel, mis ma enne ka välja tõin, et nad arvavad, et see on nende võrdväärne partner ja reeglina see inimene palub ka hoida saladust. Et kõik see, millest me räägime, hoia enda teada, sest teised sind niikuinii ei mõista. Nad ei mõista seda suhet, nad ei saa sust aru ja selliselt sa sead ohtu meie suhte. Ja selliselt see saladuse hoidmine justkui tihendab seda meest ja tavaliselt siis seda noort tütarlast veelgi enam. Riskialtid noored on need, kes otsivad seiklusi. Nad on reeglina ka väljaspool internetikeskkonda valmis hoopis enamaks, kui need haavatavad. Nad on need, kes tahavad kogeda elus uusi asju. Nad on reeglina väga aktiivsed vestlustes ja nemad on tavaliselt vestluses sellisel seisukohal, et nemad juhivad seda vestlust, et nemad on vestluse, kui mitte aktiivsem pool, siis kindlasti samasugusel kontrollpunktil kui vestluspartner. Nad on nii internetis kui ka väljaspool internetti on nad tavaliselt hästi aktiivsed suhtlejad, nad on enesekindlamad ja nad on enda arvates kindlasti valmis seksuaalsuhteks. Et kui haavatavaid ohvreid on reeglina vaja motiveerida, neil on vaja aega, et selle seksuaalteema sisse toomiseks ja need vestlused on tavaliselt pikemad ja ettevaatlikumad, siis riskialtide noorte puhul on võimalik see seksuaalne teema tuua vestlusesse sisse juba üsna alguses ja nad ei ehmu sellest ära, vastupidi, nad näevad selles jällegi elu uut võimalust, mida katsetada. Nüüd need inimesed siis, kes internetis lapsi ahvatlevad või online groomers, nagu ingliskeelne väljend on samuti kategoriseeritud erinevalt. Nad on jagatud 3 suurde kategooriasse, keda siis esimene on läheduse otsijad, kes on nii-öelda selle kategooria kõige leebem variant, et nad pole reeglina varem karistatud. Nad näevad seda suhet lapsega kui vastastikust. Ehk siis nende elus on midagi juhtunud tavaliselt. Kas nad on kaotanud just töökoha, kas nad on läinud oma päris suhtest lahku ja neil on tekkinud selline olukord, kus nad otsivad midagi uut. Ja väga tihti on laps just see, kes suudab ka siis sellele täiskasvanule pakkuda seda, millest tal puudu on. Laps ei ole kriitiline, ta ei ütle mitte kunagi, et sa oled ikka tõeline hädaunnik, et sind töölt lahti lasti. Lapsed ei avalda niisuguseid väga teravaid seisukohti, mida täiskasvanud teeks. Ja seetõttu need läheduse otsijad, kes siis hakkavad esmakordselt lastega suhtlema, ongi niisugused võrdlemisi ettevaatlikud ja nemad sooviksid, et see suhe, mis seal internetis areneb küll ja lapsega, et see oleks vastastikune. Ja seetõttu nad väga tihti ka ei muuda oma veebiidentiteeti. Nad esitlevad ennast sellistena, nagu nad tegelikkuses ka on, sest neil ei ole vaja, et laps arvaks, et nad on kas siis oluliselt nooremad või oluliselt saledamad või et neil on oluliselt rohkem juukseid peas, et nad tahavad, et laps võtaks neid just sellisena, nagu nad on. Et kui rääkida veebisuhtlusest, siis tavaliselt on see grupp neid meesterahvaid sellised, kes panevad oma aliaseks või selleks veebipildiks ka enda pildi. See võib olla mõni aasta tagasi tehtud pilt, kus võib-olla tõesti vöö ümbermõõt oli väiksem ja juukseid oli rohkem peas, aga oluliselt nad ei muuda, nad ei valeta enda kohta. Tavaliselt ei ole neil ka lapsporno kollektsioone, tavaliselt nemad ei suhtle teiste pedofiilidega, neil puudub huvi niisuguseks infovahetuseks teiste samalaadi inimestega siis. Nad suhtlevad mõne lapsega. Et enne kui ma sellest kohanduvast stiilist, mis jääb 2 selle stiili vahele, siis kolmas, teine äärmus on, keda nimetatakse hüperseksuaalsed. Ehk siis need on niisugused kurjategijad, kellel on väga suured lapsporno kollektsioonid tavaliselt. Nad on aktiivsed suhtlejad teiste pedofiilidega, nad vahetavad pilte, nad vahetavad informatsiooni, nad on väga tihti karistatud varasemalt sarnaste kuritegude eest või kogunisti ka laste reaalse väärkohtlemise eest. Ja nemad ei ole huvitatud lapsega kohtumisest. Erinevalt siis sellest esimesest grupist ja ka teisest grupist tegelikult, kes lõppastmes ikkagi näevad, et kogu see vestlus, kogu see töö
töö, mida nad teevad seal, et see viib ikkagi füüsilise kontaktini, siis hüperseksuaalsed tavaliselt, neid ei huvitagi kohtumine, neile pakubki erutust vaid see, kui nad saavad rääkida seksuaalsetel teemadel. Nende stiil on tavaliselt ka see, et kohe üsna alguses, ehk siis esimese paari lausega, viiakse teema seksi peale. Ja kui see lapse ära ehmatab, siis selge, see ei olnud see laps ja otsitakse järjest uut last, kes ei ehmuks ära sellest kohesest seksi peale viivast teemast. Ja nende ohvrid ongi reeglina just need lapsed, kes on need riskialtimad, keda ei ehmataks selline intensiivne lähenemine ära. Nüüd, hüperseksuaalsed mehed tavaliselt muudavad väga oluliselt oma veebiidentiteeti. Nemad ei pane peaaegu mitte kunagi oma aliaseks endast pilti, vaid reeglina on seal pilt suguelundist näiteks. Nemad kasutavad hästi tihti ka vestlustes siis lapspornopilte, nad saadavad neid ja nad tahavad neid vastu ka saada. Ütleme, kui rääkida menetluslikust aspektist, siis neid hüperseksuaalseid kurjategijaid on kindlasti kordades keerulisem püüda politseil kui esimese või teise grupi kurjategijaid, sellepärast, et hüperseksuaalsed reeglina ei ole huvitatud endast midagi rääkida, nad tahavad rääkida ainult seksist. Samas kui esimese ja teise grupi kurjategijad tahavad või avaldavad endast palju informatsiooni, sest see on vastastikune. Nemad tahavad saada ja avaldavad ka. Aga hüperseksuaalsete meeste vestluse eesmärk ei ole see. Ja kuidas see online grooming või see seksuaalne ahvatlemine internetis toimub, see on need põhitunnused ma olen siin välja toonud. Muidugi ta on iga kord, ta võib olla erinev. Aga väga tihti ongi see, et on miski, mis käivitab siis selle suhte või selle soovi suhelda lastega. See ei käi tavaliselt nende hüperseksuaalsete kohta, et nagu öeldud, et see käib esimese ja teise grupi meeste kohta, kellel on see, kas suhte purunemine või töökoha kaotamine selleks tõukeks. Kuidas valitakse vestluspartnerit, et see on ka väga erinev. Aga kindlasti on internet nüüd see meedium, mis on loonud seda laadi kurjategijate elule sellised võimalused. Et ütleme, kui päris elus ei lähe meeste rahvas lapse juurde bussipeatuses ja ei hakka kõiki neid koolilapsi seal läbi katsetama, siis internetis on tal see võimalus. Ta võib pöörduda järjest uute laste poole sama küsimusega ja see äraütlemine ei ole põrmugi nii ränk kui päris elus. Ütles ära, no selge, paneme akna kinni, läheb edasi. Väga tihti on nii, et need inimesed jälgivad lapsi. Nad jälgivad neid näiteks mängutubades, jälgivad, kuidas nad omavahel räägivad, millest nad omavahel räägivad, kuidas nad mängivad, kuidas nad suhtlevad ja alles seejärel lähenevad lapsele. Uurimused on näidanud, et näiteks niisugused kurjategijad, kellel endal on kodus samas vanuses lapsed, siis nad väga tihti õpivad seda netikeelt või netisuhtlemist üle oma lapse õla. Ehk siis jälgivad, et kuidas see täpselt käib. Sest see on ilmselge, et kui ta hakkab lapsega kontakti otsima ja saab juba selle kontakti, siis ei ole mõistlik rääkida korrektses põhja-eesti kirjakeeles, vaid tuleb ikkagi kasutada sellist keelt, mida lapsed kasutavad ja millest lapsed ka aru saavad. Ja sellepärast on see igasuguste lühendite ja väljendite õppimine äärmiselt oluline. Et kui, mul endalgi on olnud kohtus juhuseid, kus me loeme ette vestlusi kohtusaalis ja kohtunikule, kes on tavaliselt seal 50 ringis, on sisuliselt arusaamatu, millest tundub just kui eesti keel, aga tegelikult ei ole. Ja sellepärast on ka nendel kurjategijatel väga oluline see selgeks õppida. Ja sealt edasi on tegelikult, et kui meil oleks olukord, kus meil tekib võimalus näiteks vestlus üle võtta, et laps teavitab politseid, meil on selline vestlus käimas ja siis meil tekiks võimalus vestlus üle võtta, siis on niisugune teadusharu nagu on forensic linguistics, ehk siis millega tegelikult analüüsitaksegi seda nii-öelda netikeelt või lühikeelt, sõnumite keelt näiteks ja tehakse kindlaks need karakteristikud, mida peaks järgima, et see keel oleks sama, et ei oleks märgata seda erinevust. Et niisugune teadusharu on ka, mis just niisuguste kuritegude puhul tuleb kasuks see analüüs.
Samuti, mille järgi valitakse lapsi, on see, et kuidas lapsed iseendast, millist infot nad iseendast välja annavad, millist nime nad kasutavad, kas ta on seksikiisu 12 või ta on lihtsalt Annabel 12, et kas juba selles nimes, millena ta esineb internetis kuskil jututoas, kas juba seal võiks olla vihjet näiteks seksiteemadele. Ehk siis kurjategija jaoks ütleb kohe, kui on natuke provokatiivsem veebinimi, siis see ütleb talle kohe seda, et selle lapsega võiks seksuaalsed teemad tulla kõne alla. Samuti, kui on lapsed endast pilte üles pannud, siis nad hindavad ka seda, et kas see lapse kehakuju või füüsiline areng vastab tema maitsele näiteks. Tavaliselt on selliste kuritegude puhul kannatanuteks tüdrukud ja kurjategijateks meesterahvad. Ja poisslapsed langevad vähem selle kuriteo ohvriks. Küll aga on kirjanduses välja toodud, et näiteks poisslaste puhul on just need igasugused online-mängud läbi Xboxi näiteks see keskkond, kus võiks toimuda kontakt ja kus võiks areneda see asi edasi. Et tüdrukute puhul on see kontakti leidmine mõnevõrra kergem. Ja nagu öeldud, kontakti loomine käib siis tehes ära selle eeltöö väga tihti, siis need vestlusstiilid ja see intensiivsus, kuidas lapsega suheldakse, on väga erinev. Mõne lapsega, nagu öeldud, saab hakata kohe rääkima seksiteemadel, mõne puhul tuleb nädalaid või isegi kuid teda veenda, enne kui saab selle teema sisse tuua. Põhiline, mis tuleb üles luua, on usaldus. Kõige tähtsam on see, et laps hakkaks teda usaldama. Ja kõige rängem viga, mida see kurjategija teha saab, on see, et ta rikub selle usalduse. Näiteks, kui ta vestleb lapsega mingil sellisel teemal, millega ta varem ei ole vestelnud ja laps saab aru, et ta räägib justkui aiaaugust, mitte aiast. Ehk siis see usaldus kaob kohe ära. Mis tähendab seda, et see inimene tavaliselt peab pidama omal mingit märkmikku, mingit süsteemi, kus tal on kirjas need vestlused või salvestatud need vestlused ja pandud ka märkmed. Ehk siis väga tihti ongi tuvastatud nende menetluste puhul, et niisugune tabelisüsteem, kus on erinevate märgistustega juurde pandud, et kas selle lapsega on juba seksuaalsed vestlused või veel ei ole, või mis tüüpi see laps on, millised mured sellel lapsel on ja milline peaks see vestlus olema. Ehk siis ka meil Eestis, kui uuriti seda nii-öelda libahispaanlanna juhtumit, siis ka selle kahtlustatava arvuti läbivaatamisel oli selgelt näha see, et olid tehtud väga konkreetsed kategooriad. Siin on need poisid, seal olid ohvrid poisid, siin on need poisid, need on need poisid, need on need poisid, seal olid jalgpalliklubide kaupa. Ja samuti oli tolle kurjategija oli ka teinud omal viited, kes tunneb keda. Et selles mõttes see on väga oluline neil. Sest reeglina ei vestle nad ainult ühe lapsega, et see ongi see interneti võlu, et neil on väga erinevate lastega võimalik ka samaaegselt suhelda. On täitsa tavaline, et kurjategija hakkab tegema kingitusi. See on jällegi üks manipuleerimise viis, tehakse kingitusi, tuvastatakse see, mis lapsele meeldib, milline bänd talle meeldib, millised on tema hobid ja siis vastavalt sellele tehakse kingitusi ja vastu tahetakse alati ju saada pilte näiteks endast. Kasutatakse lapspornograafilisi faile vestluses. Neil on mitu eesmärki. Need kurjategijad, kes on selle esimese ja teise klassi kurjategijad, nende jaoks on need lapspornograafilised failid tavaliselt nii-öelda see õppematerjal, mis nad saadavad lapsele, et näidata, et vaata, et teised sinu vanused lapsed tegelevad seksiga, nad on tavaliselt seal rõõmsate nägudega, neile meeldib see ja sina oled see viimane neitsi siin maa peal ja sa peaksid ka oma süütusest võimalikult kiiresti lahti saama. Et selliselt nad motiveerivad ka last või murravad seda lapse oodatavat vastupanu. Hüperseksuaalsed kurjategijad kasutavad lapspornofaile reeglina enda tarbeks. Neil ei ole vaja last nii väga õpetada, tema ütleme seda tahet murda, sest nad ei tahagi taga kohtuda, aga nad saadavad neid faile ja tahavad vastu saada pilte lapsest just selleks, et siis saada ettekujutust sellest, milline on laps, et otsida oma kollektsioonist vastava kirjeldusega fail ja siis kasutada seda enda erutamise eesmärgil. Aga põhimõtteliselt on kogu selle
tegevus suunatud usalduse loomisele. Ehk siis see usaldus lapse vahel on kõige tähtsam ja nad tekitavad lapses tunde, et laps on eriline. Ja just nimelt see on ka see põhjus, miks laps reeglina ei tunnegi, et ta on kannatanu mingis kuriteos, ta näeb, et talle tehakse justkui teenet, temale räägitakse asjadest, millest keegi teine temaga ei räägi. Et kuidas neid lapsi kaitstakse, siin ei olegi muud varianti, kui politsei peab ise aktiivselt tegutsema. Nii Eestis kui mujal maailmas tegutsetakse selliselt, et reeglina esinetakse ise lapsena internetis. Näiteks ilmselt olete meediast ka kuulnud see täiesti tehislikult loodud Filipiini tüdruk, ta on 9-aastane Filipiini tüdruk, kes loodi puhtalt arvutigraafika abil ja küll aga tema liigutuste jaoks kasutati päris last, et need liigutused pandi paika nagu päris lapse järgi, aga lõpuks vestles nende kurjategijatega siis arvutiprogramm sisuliselt. See on üks moodus, mida kasutatakse selle operatsiooni käigus, mis kestis 10 nädalat, võttis selle Filipiini tüdrukuga ühendust umbes 10 000 meest, kellest 1000 suudeti tuvastada. See on niivõrd massiline see kuritegu, et teine variant on siis tõepoolest see, et politseinikud ise mängivad lapsi, mis tekitab väga palju eetilisi probleeme, sellepärast et politseinikel on tarvis ka sellisel juhul kasutada mingeid pilte lapsest. Ei ole lubatud ja kuskil ei aktsepteerita seda, et päris laste pilte kasutatakse, et nad peavad olema mingil määral töödeldud, samas kui on töödeldud pilt, on jällegi oht vahele jääda ja nii edasi, et seal on hästi palju eetilisi probleeme, mis sellisel viisil kuritegude või kurjategijate püüdmisega on. Aga see on kõige tõhusam viis. Samas ei ole see ka mitte igas riigis lubatud, nii näiteks Rootsis ei ole niisugune tegevus üldse minu teada lubatud. Jah, et kuidas siis kaitsta last, ma võtan, ütlesite, et ma kindlasti märkan neid märgikesi, aga ei märka, näete. Kuidas kaitsta last? Kõige lihtsam, mida ma olen rääkinud kogu aeg, kui ma räägin sellel teemal, arvuti elutuppa. Ehk siis, kui lugeda neid vestlusi, mis on ka kriminaalmenetlustest läbi käinud, siis kõige kindlam viis, kuidas lapsel säiliks reaalne side päris eluga, on see, et tast liiguvad mööda inimesed. Et ta saaks aru, et ei ole päris õige mõte ennast paljaks koorida, endast pilte teha ja läbi filmi näidata ennast, et arvuti oleks elutoas. Piirata nutiseadmete kasutamist ja hea mõte, aga katsuse on ju. Tuleb märgata seda, milline on lapse meeleolu pärast seda, kui ta on arvutis viibinud või oma telefoni näppinud seal tundide viisi, et kas ta on samas meeleolus kui siis, kui ta läks või ta on dramaatiliselt teises meeleolus. Et see annab ka vihjeid. Lastele või selles mõttes, et ma olen sinna oma materjalidesse toonud ka need peamised manipulatsioonivõtted, mida kasutatakse, millel igal selle kurjategija küsimusel on mingi eesmärk. Ta ei räägi mitte midagi ilma asjata, tal on alati mingi eesmärk, et kui ta küsib, kas sul on Skype, siis selle mõte ongi asuda privaatvestlusesse. Kui ta küsib arvuti kohta, siis ongi eesmärk välja selgitada, kas ta on privaatne või mitte ja nii edasi. Et kõik see, mida kurjategijad kasutavad lapse manipuleerimiseks, on see, millest lapsed ise, nad ei hammusta seda tagamõtet paraku ära, sest lapsed väga tihti ja reeglina ei oskagi küsida selle järgi, et kas täiskasvanud inimesel on tema lausel mingi tagamõte. Ja sellepärast, et lasti kaitsta oma kodus, et laps ei saaks kodus haiget, siis nii kulunud, kui see ka ei ole, siis mina soovitan lapsi jälgida, kui nad kasutavad interneti või nagu nad ütlevad, käivad internetis. Oodake. Aitäh! Suur tänu, Eneli, nagu sa kuulsid ka aplausi järgi, et inimestele meeldis su ettekanne. See oli huvitav, põnev, väga selge, hästi struktureeritud ja ma arvan, et ma tean, et sa lähed kohe ära tagasi oma prokuröri ma loodan, ma töötan veel prokurörina. Nojah, seda saavad ju otsustada Postimehe lugejad, eks ole, seal on hulgas ka sinu otsesed ülemused. Ma arvan, et mitte midagi valesti sa küll ei öelnud, et pigem vastupidi.
võid oodata ametikõrgendust järsku. Ei. Aga kuna Enele peab ära minema, siis võib-olla kellelgi tekkis pärast seda ettekannet mingi selline küsimus, mida ta tahaks küsida. Siin on üks küsimus. You want to ask? Okay. Yeah. You explained about the learning of the conversations of the child, that they need to know how to interact with the child, that they made sheets and stuff like that. Would you say that most of these criminals are highly educated then? Because it sounds quite complicated for me to learn all these things. No, I wouldn't say they're highly educated, but they might be. But this is a simple Excel file. You know, you just write. It's a name. It's the conversation is like that, and they normally mark it with X's or stars. X means sexual conversation, star non-sexual conversation, and so on. And they very often use this saving function, so they save all these conversations, and when they start on a new day, they start a conversation, then they scroll over, aha, we were there, and so on, and so it doesn't require very high education. Yeah. They very often they are these kind of sad people. You know, they live with their mothers, and they actually very often they haven't had normal relationships at all. So this internet conversation is the only form of relationship they know of. So they might be educated, but not in this field. Thank you. Aitäh. On veel üks kiire küsimus? Jah. Tere, mina olen Joanna Paumet Sotsiaalministeeriumist. Et lihtsalt kiire küsimus, et sa korraks mainisid seda sellist võimalust, et sellel nii-öelda väärkohtlel või sellel interneti pedofiili siis võivad ka endal kodus lapsed olla, kelle pealt ta siis õpib siis seda sõnakasutust ja võib-olla ka seda käitumisstiili, millega internetis siis suhelda. Et kas sellised juhtumid, lihtsalt mulle tundub nagu uskumatune, et sul on omal lapsed kodus, justkui samaealised, ja siis sa nagu otsid internetist, et kas siis välja elada, et samas ta nagu oma laste peal siis ei ela välja oma need ihased või oma see just see väljavõte, et et oma laste pealt uurivad, see on Euroopa Komisjoni uurimuses on see ka välja toodud, et seda võtet nad kasutavad. Ja väga tihti näiteks õpetajad ka, kes päeval on, ei aimakski, et võiks õhtul tegeleda selliste vestlustega. Ta näeb seda kõike näiteks tööst lähtuvalt. Ja see, et ta internetis suhtleb teiste lastega, see ei tähenda üldsegi seda, et ta oleks näiteks huvitatud kontaktsest pedofiiliast, et ta tahaks oma lapsi väärkohelda. Et see ei pruugi üldse olla seotud, et ütleme, et hüperseksuaalsed interneti pedofiilid, et neil on ka, et kui me räägime konkreetselt läbi interneti sellest seksuaalsest väärkohtlemisest, siis nad ongi huvitatud, see vestlus kui selline on see, mis neid erutab. Et jah, nad võiksid küll võib-olla mõnda muud last ka väärkohelda, aga see vestlus kui selline on ka see, mis neid erutab. Et nad mõnikord nii, mõnikord naa, selles mõttes. Nõnda, et on selline kõigepealt suur tänu selle sisevaate eest sinna sellesse kuritegelikku maailmasse. Aitäh veel kord Enelile, palun aplausi. Saab minna aplausitaatel tööle tagasi.